Tere tulemast taas Fooras kogukonna juttude lainele ja tervitame taas kord siit Rotermanni kvartalist. Seekord ei ole enam varahommik, vaid on, ütleme, lõunatund. Aga teemad ja mõtted on endiselt samad, kes esimest korda lainele tulevad, siis me räägime Fooras oma ägeda kogukonna inimestega. Täna läheb siit eetrisse 5. osa. Senini olen toonud teie ette meie ülisuper ägedaid juhte, kes räägivad oma lugusid nende elust ja kuidas nad on meie taksode rooli jõudnud. Täna on mul, ma ütleks, väga eriline külaline. Tänaseks külaliseks on Urmas Sõõrumaa. Tere, Urmas. Tere. Ma arvan, et kõik, kes seda osa täna vaatavad, teil kõigil on ettekujutus, kes on Urmas, teil on mingid mõtted, teil on mingid mälupildid Urmasest. Ma mõtlesin, et millega nagu avada. Ma küsiks Urmastut sellise küsimuse. Täna on üldse ainulaadne kooslus, et 2 Urmast on siin koos vestlemas, siin intervjuud andmas. Nii et ma küsiks sellise küsimuse, et kas on midagi sellist, mida väga paljud inimesed sust ei tea? Loomulikult. Kõigepealt nagu see, et ka mina ka arvasin, et paljud mind teavad ja on väga paljud siuksed inimesed, kes tegelikult ei tea minu tegemustest midagi. Aga samal ajal tuleb kogu aeg üllatusi, kus sa kohtad inimesi, kes sinust teavad täitsa palju. Eile käisin näiteks Tallinna Tehnikaülikoolis noorte majandustudengitega rääkimas ja ütleme, seal mingi kogunes eraldi veel pärast mingi 10 peamiselt poistekampi ja nad olid nagu väga hästi kursis isegi minu igasuguste taoistlike arusaamade, mõtteviisidega ja mõned harjutasid iseseisvaltki, nii et üllatusi tuleb kogu aeg, aga ikkagi tasub alati üle rääkida. Mulle meeldis ühest viimasest toredast televisioonisaatest, mida ma juhtusin vaatama, ütlesid sa mõtlikult, et sa oled õnnelik inimene, et sul on maal oma küla ja linnas oma linn, mis tegelikult on nagu päris ägedalt öeldud, et sa oled selle pärast väga palju tööd pidanud tegema, et sellesse kohta jõuda. Eks ta on kõik sama, et kõik, mida ma teen teatud mõttes kogukonna tunnetuse mõttega, et minu jaoks on kodu või kogu inimese jaoks on kodu ju kõige esimene kogukond ja siis on sinu väiksem küla, mis ongi nüüd minu nagu sünnikoha ümber ja ma teen sama mõttega ka linnas asju, nii et kõik minu ümber olevad inimesed on minu lähedased inimesed ja minu teatud kogukonna liikmed. Väga ilusti öeldud. Ütle mulle, kindlasti oled sina põhjus see, mille pärast mina istun siin laua taga ja mille pärast ma Fooras Taxi tiimiga liitusin. Mind väga kõnetas see, kuidas sa seda kõike tulevikku nägid, miks sa kõik selle ellu kutsusid, aga alustame võib-olla lihtsamast, kuna ma olen eelnevatelt juhtidelt küsinud, et mis ajal sa ise autot juhtima õppisid? Millal ma õppisin, ma arvan, et see võib olla kuskil, ma olin 4-15 aastane, onu õpetas, aga oma esimesed load sain, siis ma arvan, aasta oli 1979 või 80, nii et selles mõttes vist on üle 40 aasta. Päris pikka aega. Et jah. Mitmed minu tuttavad on küsinud lihtsalt huvi pärast, et kas sa keerad ise ka täna veel rooli, ise sõidad või sul on ainult autojuhiga sõidud? Mulle sõitmine meeldib väga. Elu on viinud mind niimoodi, et ma tegelikult minu esimene eriala, mida ma õppisin, oli siis autoinsener Tallinna ehitusmehaanika tehnikumis ja seejärel hiljem olen mitmekordseks Eesti meistriks tulnud siis autode mitmevõistluses, mis siis kuulus vigursõit ja pluss siis teatud jooksud ja laskmised ja muud asjad. Ja nii et auto sõitmine on mulle nagu väga niimoodi, ma tahaks öelda niimoodi, kohati on auto istumisega kokku kasvanud. Aga kindlasti sa oma päevas, kuna su päev on täis nii tihedalt asju, sa oled efektiivsem kui keegi keerab sinu eest rooli? Pigem tänapäeval on kõik need autotehnilised seadmed ja rääkimise võimalused niimoodi, et ma isegi mõnikord naudin lihtsalt pikka sõitu, sest mu telefon ei vaiki seal peaaegu kunagi ja ma suhtlen kellegiga ja nii edasi. Aga tõepoolest ma kasutan abi, kui on vaja kiiresti kuhugi minna Tallinna linna olukorras, kus
sul on võib-olla keeruline isegi teadmatus, kas seal saab parkida, kuhu parkida, mis linnatsoon, asi, kõik nii edasi, saad uksele lähemale. Kuna alati on kiire, et siis ma kasutan tõesti abi natukene. Ja mul on väga hea autojuht Viljar, kes on, ütleme, veel kõvem sõidumees kui mina, kes on ka omas klassis rallis Eesti meistriks tulnud korduvalt ja nii edasi. Ja, autod on meil. Autod on veres, ma saan aru. Veres ja veres. Väga hea. Kuule, avame natukene meie kuulajatele. Väga palju vestlusi on olnud mul nii äriklientidega, nii eraklientidega kui taksojuhtidega. Ütle palun omast perspektiivist. Miks sa Foras platvormi, miks sa lõid üldse selle ettevõtte või kus see idee sündis? Tegelikult see unistus luua enda taksofirma põhimõtteliselt on juba vähemalt 15 aastat vana. Ja see oli põhiliselt seotud sellega, et kuna mul olid suurtes linnades, nii nagu Peterburg, Sankt-Peterburg, Moskva, Kiiev, olid enda turvafirmad ja sul võis olla seal 30 või 40 turvaautot, aga sa ikka ei jõudnud kuhugi. Ja siis ma mõtlesin, et mul võiks olla seal ka vähemalt 300 või 500 taksot, kes ka kõik, kellel on kõigil silmad peas ja kõrvad ja inimese loomulik omadus on ju tähele panna ja hasardiga võib isegi sekkuda kuhugi ja nii edasi. Et see unistus on juba sellest ajast. Aga kui hakkasid siin tulema juba tänapäeva siis platvormil tegijad Uberi ja Bolti näol ja nii edasi, et siis sai minule ka selgemaks, et see asi on veel huvitavam, kui ma tollel ajal ette kujutasin ja miks mulle see meeldib? Mulle meeldib sellepärast, et väga vähe on eluvaldkondi, mis on nii dünaamilised, nii mitmekesised ja seal kogu aeg juhtub midagi. Ma ei tea, minu meelest ei muutu see suhtumine ja reageerimine mitte üheski valdkonnas. Ei bensiini hinnas, ei kohvitassi hinnas, ei mingis teenuse hinnas, et sa võid näiteks siit Tallinna kesklinnast lennujaama sõita, ma ei tea, 460-ga, 760-ga ja 1160-ga ja sa igal juhul kasutad seda ja sa ei ärritu väga selle peale, et see hind nii dünaamiline on ja see on igal juhul odavam, kui sa peaks enda autoga sinna minema. Ja selle parkima jätma on ju siis. Et see on väga niisugune elumuutev niisugune vedur ühiskonnas. Ühesõnaga, sa tegelikult realiseerisid sellega oma väga pikaajalise unistuse, selle siis nii-öelda nii kogukonna kui platvormi tegemisega. Aga sa ei teinud, ehk siis naljaga pooleks, sa ei hakanud üldlevinud platvorme järgi tegema, vaid sa mõtlesid välja oma kontseptsiooni. Jah, et see on nüüd natukene üle 2 aasta tagasi, siis tekkis mul selline nägemus, et ma tahan seda jagada kõigiga, kes siis seda teenust osutavad, kasutavad ükskõik kas omanikena, partneritena või lihtsalt tarbijana, et midagi peab teistmoodi tegema, sest täiesti mõttetu on täna hakata raha põletama ja võistlema näiteks samadel alustel Bolti ja Uberiga, et pole mingit mõtet. Et ma proovin ikkagi puudutada seda kohta, et need, kes kasutavad, need tunnevad ennast seal natukene teistmoodi ehk omanikena ja ja seda siis, nagu te kuulnud olete, läbi tõukenite programmi, paljud ei saa veel täna aru, mis see tõuken on, aga sellega me tegeleme, igal juhul tahame me läbi selle anda omaniku tunnet ja üldse mulle on iseloomulik viimasel ajal see ja natukene ka tänu sellele platvormile, et kõigepealt arutleda tunde üle, mida me tegelikult pakume. Ja siis omaniku tunne on meie jaoks see, et tal kindlasti peab olema mingi väärtus. Teiseks materiaalne väärtus. Ja teiseks tal peab olema kindlasti sotsiaalne väärtus, sest muidu ta meid ei puuduta. Sotsiaalne väärtus tähendab seda,
et me päriselt tunneme, et me kuulume sinna kogukonda. Meiega arvestatakse, meid kuulatakse ja ma tunnen seda päriselt. No kolmandaks, et inimesel on omane, et eks me kõik ikkagi ei ole loobunud oma unistusest, sest maailm võiks natukene paremaks muutuda läbi selle. Et jah, Tõuken ei ole väga hea nimi, me otsime sellele praegult nime ja loomulikult kõik, kes seda kuulevad, juba esimese küsimusena on nime ettepanekud oodatud, aga kokkuvõttes me ütleme, et ma nüüd jään natuke liiga pikalt lobisema. Aga see Tõukeni või see selles mõttes osaluse jagamine, see tegelikult sobib mitte ainult taksole, vaid see sobib absoluutselt igale poole. Ja me nimetame seda natuke nagu isegi fruits of life või eluviljad, et sa elad oma normaalset elu, ükskõik mida sa teed, sa oled osa sellest. Sa kulutad enda vahendeid ja sa oled osa sellest ja meie lihtne matemaatika ütleb seda, et sa võid siin 5 või 10 aastat kulutada ja kui me oleme ka 10% nii palju edukad kui Bolt täna näiteks, siis sa saad juba 10% enda vahenditest tagasi. Aga me võime olla ka sama edukad. Nii et võimaluste maa on lõputu. On piiritu ja lõputu ja kui kuulaja, kui sa mõtled ja meie vaataja, kui sa mõtled, et noh, ma naljapiluks viskasin ka sama mõtte õhku, et ma olen väga palju taksoga sõitnud, et mul oli selline äge hobi, ma käisin üritusi pildistamas õhtuti ja ma sõitsin väga palju öösiti taksoga ja ma olen seda 15 aastat nagu heavy usage teinud seda takso kasutust. Ja ma mõtlesin ka, et kui meie hea konkurent Bolt oleks andnud mulle väikse osaluse sellest, et ma olen sõitnud, siis mul see oleks minu investeerimisportali kõige parem nagu investeering olnud kindlasti, et selles mõttes sekunditki ei kahtle. Ehk siis sa lood midagi sellist, mida varem loodud ei ole, kui igaüks mõtleb ka selle peale korraks, et kui sa tellid taksot, mis sulle päriselt korda läheb, et nagu, mis sinu nagu lojaalsuskomponent selle juures on? Kes sõidab kõige kiiremini ette, kõigil on odavam mind, on ju, et see tegelikult nagu, see ei ole lojaalsus, see ei ole nagu asi, mille pärast sa paned nagu kedagi valima. Jah, sellepärast me olemegi tegelikult võtnud lausa mitmeaastase programmi, et see tunne ikkagi inimeseni viia. Me loomulikult ise arutleme veel seda enda keskis hästi palju, me tahame oma siis klientide ja partneritega arutada. Meil tänaseks on selgunud juba selle 1,5-aastase tegutsemise või lähedale 2-aastase tegutsemise vältel on meil juba välja joonistunud selgelt need inimesed, kes on juba teadlikult panustanud ja eks me tahame nende arvamustega rohkem ja rohkem arvestada ja eks sealt see päris tõde välja tulebki, et see kindlasti ei ole nii, et mina nüüd siin paari lähema kolleegiga siin laua ääres mõtlen selle välja ja kõik teised tunnevadki täpselt nii. Nemad tunnevad täpselt nii, nagu nemad tunnevad ja meie asi on oskus seda lihtsalt küsida. Seda kvaliteeti luua, et see tunne tuleks parem. Sa oled hästi mitu korda maininud sõna kogukond ja sa oled ehitanud, olgem ausad, sa oled loonud väga palju erinevaid kogukondasid läbi oma karjääri. Mis see kogukond sinu jaoks tähendab? Kogukond, nagu ma ütlen, ta hakkab kodust pihta. Eestis on siukene nagu siuke imeline sõna nagu koda, kodu, kodakondsus, kogukond. Paljudes suurtes maades ei ole need sidemed nagu nii, aga selge on see, et inimene on nagu puugi siin looduses, et tal on omad juured ja tal on oma võra ja nii nagu puu juured määravad tegelikult võra tugevuse, nii on inimesel ka. Ehk siis panustamine oma sugupuusse, oma kotta, panustamine oma kogukonda, panustamine oma kuni riigi tasandini välja, rääkimata siis ettevõtluskogukonnast, mida me siin täna siis ühiselt loome, et see kindlasti annab tagasisideme. Aga nii nagu puugi kasvab teinekord, ei kasva nii kiiresti, kui sa tahad, et sa pead lihtsalt suutma ära oodata ja mulle on antud kannatust oodata ja ma usun, et
et inimestel on samamoodi aega ja nad üsna varsti tunnevad selle vilju. Teeme ühe humoorika asja ka siin selgeks, et linna peal levib legend on ju, et see for us, et see US tähendab Urmas Sõõrumaa, tegelikult see ju nii ei ole ja see pole ka algusest peale see kontseptsioon olnud või on? Ei, ta ei ole, jah, ta satub kokku niimoodi, jah, tõesti minu nimetähtedega Urmas Sõõrumaa, aga veel rohkem tähendab ta tegelikult meie. Ja ma ei hakka teda nüüd selle pärast ära ka muutma kuidagi viisi, et otsima mingit muud väljendit sõnale meie. Et as on niisugune hea lühikene väljend, aga eks saab näha, kuidas need nimed inimestele suupäraseks kujunevad, et võib-olla Tõukeni kunagi välja kujunev nimi on see, mille järgi hakatakse seda teenust tundma ja eks aeg näitab, aga kindlasti ei ole ta ütleme mind isegi, ma olen nagu inimene ikka, et üks jalg on gaasi peal ja teine on natuke piduri peal ja tunned natukene võib-olla isegi piinlikkust selle üle, et võib-olla paljud arvavad, et minu ego on nüüd nii suur, et muidu kuidagi hakkama ei saa, et peab mina olema, aga noh, laseme asjadel minna oma kulgu. Väga hea, aitäh. Räägime kogukonna teenustest ka. Et võib-olla kuulejad vaatajad teavad Forassi taksoplatvormina, kuna see teenus paistab kõigile silma, meie siis valgeid autosid on linn täis. Aga mis veel? Mis on kogukonna teenused sinu mõttes tulevikus? No päris kaugemas tulevikus võivad, nagu ma ennem ütlesin, et fruits of life, et kõik, mida me tarbime, me võiks tarbida ise, olla selle tarbimise osalised. Siis me hindame seda hoopis teistmoodi, kui me tunneme enda tunnet seal sees. Aga loomulikult takso oli siis kõige lihtsam pihta hakata ja turunduslikus mõttes on ka ikkagi takso ja auto ja sellega seotud inimene siis kõige esimesena ju silmatorkav. Ta on tänavapildis silmatorkav ja nii edasi, aga meil on kohe-kohe tulemas igasuguseid muid siis autodega ja inimestega seotud teenuseid, nii nagu see pakitakso on meil on juba tegelikult käivitanud ja loomulikult esialgu ta on rohkem liikumise ja asjade veoga seotud, aga hiljem mida vaid. Kas on midagi, kui ma küsiks sult, kas sa tunned mõnest kogukonna teenusest täna siiralt puudust, kas on midagi, mida sa tooks kohe välja? Mis ütled, et lihtsalt keegi ei tee? Jah, ma ausalt öeldes ei oskagi nagu öelda. Ma saan aru, maaregioonides on see alati probleem, et kui keegi tuleks appi, aga siin linnas nagu siin on ma ütleme, kõik lähevad tegelikult ikkagi niimoodi, et lõpuks on inimeste harjumisega seotud, et meil on meie nõndanimetatud platvormil on ka siis see teenus, et inimene saab ise enda auto anda siis kellegile teisele siis mingiks ajaks rendile. See võib olla päevades, see võib olla nädalates, aga see saab olema ka tundides varsti ja siis on see usalduse küsimus ja kõik, aga selle taga on tegelikult see, et kui inimesed õpiks rohkem usaldama teineteisega seda autot jagama, siis teadupoolest ka eraliisingute all on täna inimestel raha juba või kohustusi vähemalt 1,5 miljardi jagu, siis tegelikult vähemalt 0,5 miljardit võiks inimesed kasutada hoopis muudeks eluhüvedeks, et kui nad lihtsalt poole rohkem jagaks omavahel autosid kui täna. Haakub sellega. Nii lihtne see ongi. Mul üks äge vestlus oli ühe toreda meie kliendiga ja siis ta ütleski, et elab Viimsis ja ta on proovinud teisest autost peres lahti saada, aga mingitel hetkedel lihtsalt nagu ei ole see võimalik, et ta küsis meilt, et nagu millal saab selle kogukonna teenuse, et ma saan oma külas naabritelt autot võtta. Täpselt siis, kui mul vaja on, ma näen nende kõikide autosid, paljud passivad päeval ka kodus, on ju, et ei ole sõidus ja paljud on teised autod kodus, et lihtsalt teeks autode arvu väiksemaks, on ju. Teisest küljest on meie parkimismajad on ääreni autosid täis ja mulle meeldib ka meie üks parkimispartner, kes armastab öelda, et me kõik tahaksime, et meil oleks südalinnas meie nimeline parkimiskoht, aga mis see kõik maksma läheb, et seal on nagu... Jah, et ütleme täna
me võime seda mõtteviisi arutada ju päris palju, et teame, et noh, parkimiskohta ikka heas linnakohas alla 30 000 enam ei saa, pigem läheb see kallimaks, kus me siis võtame oma sama kalli või veel kordades kallima auto ka, mida me kasutame kindlalt alla 10% selle auto ressursist ja kui need kõik veel seisavad tihtipeale veel päevade, nädalate viisi, no siis tegelikult on see, noh, see ei ole mõistlik, aga kus on nüüd see usalduse küsimus, et ma usaldan nüüd kellegile teisele, et noh, eks meie ju tegeleme sellega, et võtame kõigepealt need inimesed, keda me juba usaldame ja siis keda me juba tunneme ja usaldame ja noh, siis vaatame, võib-olla usaldame veel päris võõraid ka. Et noh, selleks on ju kõik ilus, asjad välja mõeldud siin. Jõuline ja ilus mõttekäik. Mul on minu kiired küsimused otsa saanud. Ütle palun, viimati küsis, ma sõitsin taksoga ja viimati küsis taksojuht minu käest sõidu lõpus. Et ütle Urmas mulle nüüd 1 minutiga, et mida ma nendest tokenitest teadma pean või nagu kuidas ma käituma pean. Väga paljud meie kuulejad, teil on äpis mingi number, mis on siis tänase nimetusega token, kes pakub meile parema nimetuse, siis võtame parima vastu. Mida sa ütled nendele inimestele, kes oma äpi nurgas näevad mingit numbrit? No te kõigepealt peaks aktsepteerima siis selle kogumise. Noh, loomulikult ma arvan, et sellega koos käib siis ka teadvustamine, et sellel võib olla või sellel saab olema kindlasti mingi väärtus. No järgmine on siis te peate aktsepteerima siis selle süsteemi, kus tõepoolest saab siis tokeneid kas või müüa või juurde osta ja noh, seal on siis ka tegelikult juba nähtav konkreetne inimene, kes siis noh, saab seda võimalikku siis tehingut teha. Et ja siis loomulikult koguma ja jälgima siis, mida meie edasi teeme ja noh, loomulikult kasutama ise siis oma neid sõite, mida ta niikuinii teeb siis sellel samal platvormil ja igaüks, kelle teie soovitate kasutama Forassi platvormi ja tokeneid koguma, siis toob teile või teie tokenile ka veidi väärtust juurde. Nii et nii see kogukond toimibki. Mina oma 1-minutilises vastuses võtsin väga kiiresti kokku, ütlesin, et lihtsalt hoia ja vaata, mis juhtuma hakkab. Ehk siis sa ütlesid selle sama asja pikemalt välja. Püüa ka juurde osta, aga noh, te kõigepealt registreerua sinna ära, et ja jälgi siis aeg-ajalt, mis seal toimub. Kas sa tahad, Urmas, veel meie kuulajale vaatajale midagi öelda? Mõne mõtte ennem, kui me otsad kokku tõmbame? Ja. Et ma tahan lihtsalt öelda seda, et mina olen äärmiselt tänulik, et ma saan seda teiega kõik jagada, mida ma teen ja viimasel ajal on ju palju ühiskonnas siukseid imelikke asju, no kuskil käib sõda, kuskil hirmutatakse, need on kõik meist välised asjad, et tehke päriselt neid asju, mis teid sisemiselt puudutab, mis teie enda südant puudutab, siis inimene teeb alateadlikult õigeid asju. Et kõige rohkem on puudu inimlikkusest ja kui inimesed oma inimlikud väärtused ühendavad, siis ei aja meid riidu, ei usud ega muud ahnuse põhjused, vaid siis me oleme kõik ühel lainel ja see inimlikkus asub meie enda sees. Nii et aitäh sulle nende sõnade eest ja kui juhid on meie omanikud ja sõitjad on meie omanikud, siis ma usun, et selles kogukonna ringis inimlikkust peaks jätkuma. Jah, see meid ühendab. Kuuled, aitäh sulle tulemast. Kõik head. Aitäh sulle, Urmas. Ja aitäh sulle, Urmas. Ja teiste kõigiga me kohtume taas juba järgmises episoodis. Jääge meie lainele.